põllupäevik. Tere kuulama järjekordset Baltic Agro põllupäevikut. Täna on 26. mai, aasta on 2025. Õues käes on suur kevad. Kõik viljad põllul väga kenad, taliviljad eriti ja suvivilja külvid ammu juba tehtud. Käib täies hoos taimede hooldustööd ja räägime täna siis nisu kvaliteedist, sest kui taimik on nii kena, siis on loota ju häid saake, nii et loodame, et äkki tuleb tõesti ka sellel aastal üks nisu rekordsaakidest. Ja juba rekord on see, et meil on talivilja pinda kõige rohkem läbi aastate, meil on kuskil 161 000 hektarit ja see peaaegu et kõik ka talvitus. Peab ütlema, et siiamaani on olud olnud ideaali lähedased ja kui nii kõik edasi läheks, see oleks ju väga tore, et tuleks põllumeestel ka üks hea aasta. Et kui lisandub veel 30 000 hektarit suvinisu, nagu tavaliselt on olnud, et siis äkki tuleb isegi 1 000 000 tonni nisu kokku, aga vaatame. Ja hinnapreemiad on ikkagi päris olulised praegu, et tasub kvaliteeti järgida, nii et sellel teemal siis me räägime täna Liina Kruus, Metki teravilja ja söötade valdkonna juhataja. Tere! Tere! Ja vestlusringis on veel meil Annika Täkker, Baltic Agro agronomnõustaja. Tere! Ja mina siis Margus Ameerikas, Baltic Agro arendusdirektor. Ja alustuseks siis räägimegi, et kuidas siis üldse läbi aastate on nisu kvaliteedid olnud, sest kui ma siin võtsin välja meie müügimeeste numbrid, siis tundus, et see väga palju kõigub, et mõnel aastal siin on ainult 12% läinud söödavilja hulka, näiteks aastal 2022, ja eelmine aasta oli see siis 38%, et miks ta siis nüüd nii palju suurem oli, et miks ta ei läinud sinna toiduklassi, oleks saanud rohkem raha, aga jah, põhjuseid on mitmeid ja neid me püüamegi täna siis lahata, et kuidas Annika, sina kommenteerid neid erinevaid aastaid, leidsid sa ka mingeid seoseid, on siin siis ilm vist üks põhisüüdlane või on mehed ise süüdi? Ei, pigem mina neid põllumehi ei süüdistaks nii suurel määral, et ikkagi väga suure panuse kvaliteedi kujunemisse paneb ikkagi ilmastik, et siin eelnevatel aastatel on hästi palju olnud selliseid väga ekstreemseid aastaid, et kui näiteks terade täitumise perioodil on sellised ekstreemsed põuatingimused, näiteks mammukaal ju võib väheneda ja tegelikult kui on ilmastik selline, et on soosiv just suure saagi moodustamiseks, on sellist niiskust, on sellised sobivaid temperatuure, siis on jällegi terade starklise sisaldus kõrgem ja selle võrra jääb proteiini sisaldus madalamaks, et hästi suur roll on ikkagi ilmastikul. Aga muidugi ega proteiini kujunemisel hästi oluline osa on ka väetamisel, et selles osas saavad põllumehed ka midagi enda poolt ära teha. Selge see, et vanajumal hoiab neid, kes ka ise midagi panustavad. Kuidas, Liina, üle Eesti siis, kas teie juurde jõuavad põllumehed oma proovidega siis, kui mingi jama on käes või tuuakse ka ilusaid korralikke proove? Eks proove tuuakse nii üht kui teist, aga paraku ikka meie juurde jõutakse siis, kui juba on nagu mingi jama käes ja võib-olla ei ole saadud seda kõige paremat hinda juba kuskil, et siis kipuvad need proovid võib-olla rohkem meieni jõudma, kui see ilm on siuke ebasoodne olnud koristamise aegu. Et see on siis nagu kontrolliks, et see vastuvõtja firma siis ikkagi õigesti on analüüsi teinud, siis teie juures on erapõhetu. Meil puuduvad isiklikud huvist nii kokkuostu kui hinna suhtes, et meile siis tullakse seda proovi tooma. Aga ma selle koha pealt tahaks väga rõhutada, et kui tullakse selle prooviga, et siis alati tuleb ikka tulla selle sama prooviga, mis on kokkuostja käest saadud, et oleks need tulemused omavahel võrreldavad. Et mitte ei võta nüüd uuesti kuskilt koormast. Ja, et see võib olla, et võtame samast koormast ja ongi, aga tegelikult ei ole, et ikka küsige palun see sama proov tagasi ja tulge sellega siis meie juurde, kui on vajadus.
ma siin nüüd ennem lugesin neid aastaid, millal oli rohkem problemaatiline kvaliteet ja millal vähem, et kas ka sina võid öelda, et mõnel aastal on siis nagu eriti palju tuuakse proove ja eriti problemaatiline kvaliteet või sa seda ei saa? Ma seda ei oska niimoodi väga täheldada, et mõni aasta nüüd massiliselt rohkem oleks, aga võib-olla ei ole ka nii hästi meeles, et tavaliselt need vihmasemad aastad, et siis alati on rohkem proove olnud just need problemaatilisi. Et kui nüüd võtta siin viimased 5-6 aastat keskmisena, siis ma vaatasin, et kuskil 75% koormatest on läinud toiduviljaklassi ja 25% söödaviljaklassi, nii et selline enam-vähem suhe kipub olema, aga et siis jah, need nüansid siis erinevatel aastatel, kuigi jah, veel siin jutuks oli ja ma ise ka juba ette hoiatasin, et on kõrgeid saake oodata ja siis võib tõesti kvaliteet viletsamaks jääda, aga samas jällegi 22 aasta, kui see ainult 12% läks sööta, oli ka läbi aegade kõige suurem nisusaak, meil siis oli 854 000 tonni, nii et ju siis olid lihtsalt koristusajal väga head ilmaolud ja ei jäänud vihmade kätte, sest ka meie vastuvõtjad laborist ütlevad, et 80% probleemist, et koorem läheb sööta, selle asemel, et ta toiduks läheks, on hoopis langemisarv. Ja langemisarv on ju puhtalt seotud sellega, et ta jääb põldu ja läheb peas kasvama. Et vihmaste ilmadega koristus ei toimu piisavalt kiiresti. Kas te olete sellega nõus? Jah, ma olen sellega väga nõus, et iga kord ei pruugi sealt isegi seda idualget näha olla, aga tegelikult protsess on juba teras peale hakanud, et jah, ma olen sellega 100% nõus, et see koristusaeg. Räägime siis ka võib-olla mõne sõnaga nendest kvaliteedinõuetest, et need on igal aastal veidikese muutuvad. Näiteks ka Baltic Agrol meil senini ei olnud otseselt igat koormat mõõdetud kleepvalku, aga et nüüd me võtame ka selle näitaja omal igapäevaselt töösse vastuvõtupunktides. Ka veidikese on muutunud proteiini ja teiste näitajate mõõdud, need tasub alati nüüd eelnevalt üle vaadata. Näiteks täna on siis kuskil proteiini alampiiriks 10%, varem sai veel kõige madalama klassi natukene madalama sisaldusega, aga vaatame võib-olla siis neid detaile veel erinevalt, et me ei jõua neid kõikidele siia ette lugeda praegu, kuna hinnapreemiad, ma juba ennem ütlesin, et on päris korralikud, kui tuua välja praegu kas esimese, teise või kolmanda kategooria nisu, siis maksimum, mis on võimalik üle söödavilja saada, on ligi 50 eurot tonnist, aga siis peab juba ka väga kõrge proteiin olema ja muud näitajad korras siin, ma vaatan järgi, igaks juhuks, et proteiin pidi siis juba 14% olema. Aga vahed on piisavalt, et saada hinnalisa siin kuskil 20-30 euri ja kui ikkagi tonni pealt selline vahe on, siis söödavilja me anname ju hinnaga kuskil praegu 190 euri tonnist, nii et kui 40-50 euri lisaks kvaliteedi pealt saab, siis see on väga suur osa, et kas oskate minu rahajutu juurde midagi kommenteerida, et ma üksinda siin monoloogi ei jääks pidama? Ma võib-olla kommenteeriks, et ma siin aasta alguses veidi tegin kalkulatsioone just sellega seoses, et kas meil on nii-öelda kasumlikum kasvatada väga kõrge saagiga nii-öelda söödanisu või on sellise veidi madalama saagikusega toidunisu. Et sõltuvalt ikkagi nendest hinnavahedest, et mis selle esimese teise klassi versus söödaklassi vahe on,
et mõnel juhul on isegi nagu kasumlikum kasvatada veidi madalama saagikusega väga hea kvaliteediga toidunisu. Et aga see muidugi sõltub jällegi ongi nendest hinnavahedest, palju see saagi vahe nii-öelda konkreetselt on. Et alati võib-olla sellised suured saaginumbrid ei pruugi jällegi kõige tasuvamad. Et kui nüüd võtta seda, mis me praegu põllul näeme, et kuidas sa, Annika, käid ju igapäevaselt praegu põldudel, kuidas sa oled nõus sellega, mis ma alguses siin sissejuhatuses rääkisin, et põllud on väga ilusad, oskad sa midagi konkreetsemalt välja tuua, et oma põldudelt või oma partnerite põldudelt? Jaa, ei, sellega ma olen nõus, et põllud on ilusad, praegu on ülisoodne aeg tegelikult taimede kasvuks, et temperatuurid on pigem sellised madalamapoolsed, niiskust on, siin järjest tuleb ka juurde, et selles mõttes on igal juhul selline eeldus kõrge saagi loomiseks olemas ja siin kevadised öökülmad natuke tegid viljadele liiga, et väga palju oli selliseid igasuguseid füsioloogilisi laike, tippe, täppe, mida tihti võis erinevate haigustega segi ajada, et aga nüüdseks on juba tegelikult uued lehed tulnud, et siuke põllud hakkavad sellist rohekamat jumet tagasi võtma. Et tegelikult on jah, olukord väga positiivne. Kuidas, Liina, teoreetiliselt ju, kui väga hea kasvu olukord on põldudel, siis fotosüntees käib väga hea hooga nii-öelda ja tekib ju juurde tärklist, on ju niimoodi, et jah, eks ta nii siis, ja mida rohkem tärklist, seda väiksem siis lämmastiku või proteiini osatähtsust. Te määrate ju laboris praktiliselt ikkagi lämmastiku ja selle alusel arvutate proteiini. Jaa, see metoodika ongi selline ja see on igal pool ühtemoodi, et määratakse lämmastikuühendid ja nendest siis arvutatakse proteiin. Ja koefitsiendid on erinevad proteiini arvutamisel, et kas me määrame isu proteiini, siis arvutame toidu jaoks või sööda jaoks, et seal on koefitsiendi erinevused. Aga kui me nüüd ennem rääkisime, et me hakkame ka kleepvalku määrama, et senini oli see pool juhuslik meil, kuigi nõuetest ta meil oli, aga kõik teised nisu vastuvõtjad seda igast koormast praktiliselt mõõtsid, siis me oleme seda nüüd sunnitud samuti tegema. Et glutomaatik on selline tähtsa aparaadi nimi siis, mis meil seda siis mõõdab ja kas teil käib laboris samamoodi, et samad aparaadid? Just, täpselt, meil on täpselt samad aparaadid, et isegi teie labor käis veel kevadel külas, me võrdlesime oma metoodikaid, oma protseduure, et teeme kõik ühtemoodi. Ja kuidas seal siis te lihtsalt ei määra nüüd enam lämmastikku, te teete lausa proovi, sealt jahvatate ja teete mingi vedela proovi? Kleepvalgu puhul siis, kuigi kleepvalk koos, kleepvalgu näitaja sõltub proteiinist ja erinevatest siis proteiinidest, mis seal nisuteras on, siis tegelikult mõõtmisprotseduur võrreldes proteiini määramisega on totaalselt erinev, et me jahvatame selle proovi ära, siis me võtame sellest kaalutise ja segame selle veega, et näha, kuidas moodustub taige. Et kleepvalk näitab tegelikult seda, et kuidas need proteiinid siis seda taigent moodustavad seal ja kas nad moodustavad. Et isegi kui protein on kõrge, siis see kleepvalk ei pruugi moodustuda, et siis need sobivad proteiinid on saanud mingi protsessi käigus kahjustada. Kui kaua aega võtab see proovi? Et ma lihtsalt tahtsin seda öelda, et nüüd veidike see võib-olla vastuvõtul läheb sellega aega, kui me sealt igast koormast peame seda analüüsima, et mingi 10-15 minutit kindlasti. Ja 10-15 minutit kindlasti, et natuke tuleb võtta aega selleks, et enam ei käi see protsess nii kiiresti, et see analüüs on, ütleme nisuanalüüsidest võib-olla isegi kõige pikem ajalisem. Et 10-15 minutit on niisugune aeg, mis... Üldjuhul on ju niimoodi, et protein ja kleepvalgu suhe on kuskil 1:2 või natuke isegi rohkemaks.
jah, laias laastus võib nii öelda küll, aga seal ongi täpselt see, et see suhe on küll olemas, aga iga kord, kui sul see proteiin on, ei pruugi see kleepvalk sealt moodustuda, et siis on need õiged proteiinid kahjustatud. Kui see niinimetatud märg kleepvalk siis on hästi madal, siis tast saia ei saa. Jah, täpselt, siis saia ei saa ja tegelikult, kui ta on ka väga kõrge, siis saab küll saia, aga siis see sai tuleb selline tihke, et seal on ka oma sobivad vahemikud ja jahule, et kus see kleepvalk olema peab. Aga tera puhul me seda muidugi otseselt ei hinda. Selge see. Aga mida me siis teha saame, et kvaliteet kõrgem oleks? No kõige esimene on kindlasti siis õige sort. Me ju lausa nimetamegi, et ühed on toidu kvaliteediga sordid, teised sööda kvaliteediga, siin kindlasti sellist väga järsku joont vahel ei ole, et põhimõtteliselt vist on võimalik saia teha ka teisest, aga kuidas Annika, sa nimetaksid mõned sordid siis, mis kuuluvad siis ühte või teise, millel on nagu geneetiliselt juba eelsoodumus, et oleks parema kvaliteediga? Jah, sortide poole pealt kindlasti esile tooks ma meie vana hea Skageni, et Skageniga on üldiselt igal aastal suhteliselt lihtne sinna esimest teist klassi püüdma minna, kui ikkagi natuke talle süüa anda. Ja kindlasti varased sordid, vana Fredis, tihti ta on küll madala saagiga, aga annab väga hea kvaliteedi. Ja näiteks kui tuua täiesti sellise nii-öelda söödanisu välja, näiteks eelmisest aastast ju meil tuli valikusse Pondus, mis on Rootsis aastaid olnud väga kõrge saagikusega sort, aga tema puhul ongi välja toodud, et ta on hästi kõrge tärklise sisaldusega ja proteiin jääb nagu madalaks, et selles mõttes jah, sordivalik on tõesti üks eeldus selleks, et kõrget kvaliteeti püüdma minna. Teil, Liina, tuuakse ju kõikvõimalikke sorte siia, ega te ise ei tee neid analüüse, et üle Eesti mingid sordid, mis klassi kuuluvad, see jääb kokkuostjate mureks? See on jah kokkuostjate, et meie sellist analüüsi ei tee. Ja. Aga selge see, et siis väga palju sõltub ka agrotehnikast, et kuidas me agrotehnikat oleme paika saanud, eelkõige siis näiteks fungitsiidide kasutamine, et kui tänu fungitsiidide lehepind püsib kauem, fotosüntees on pikem ja tärklist tuleb rohkem, siis jällegi on oht, et proteiin võib protsendiliselt madalam jääda, kuigi ta hektari kohta kindlasti on sama ja seda peab arvestama ja kõige suurem mõjustaja on siis taimede toitumise reguleerimine, et oleneb, kui palju me siis sinna hektarile taimedele süüa anname, et kui ikkagi lämmastiku kogus jääb suurtel saakidel siin kuskil alla 150 kilo hektarile, siis võib juba arvestada, et proteiin võib sinna 10 kanti jääda. Aga meil on võimalik siis ka seda hilises kasvufaasis lisada, et me teemegi sellepärast seda saadet praegu, et mida me saaksime ise veel kaasa aidata. Et kui väga laialt öelda, siis lämmastikväetis annab siis selle proteiini protsendi ja väävel annab siis selle proteiini kvaliteedi. Et kõige parem oleks siis lämmastikväävelväetised, aga Annika, kuidas sina kommenteerid? Meil on ka kogemusi nendest pealtväetamistest ja täna me pakume ju ka ühte kiiret väetist siis, mida kaltsiumnitraati, mida Jaara pakub. Jah, eks põhimõtteliselt lämmastikväevel väetamisest sõltub väga palju see kvaliteet ja eriti oluline on ka tegelikult see väetamise ajastamine. Et seal, kui me seal kasvu alguses, võrsumise ajal, kõrsumise alguses väetame selleks, et nii-öelda suurt saaki saada, siis hilisemas faasis, ütleme lipulehe faasis lämmastiku väävli lisamisega me saame just seda kvaliteedi poolt mõjutada. Algul on vegetatiivse kasvu stimuleerimine ja pärast siis generatiivse tera moodustamiseks. Just. Ja tõesti väävlit ei tasu alahinnata, et see ikkagi aitab ka taimel paremini seda lämmastikku omastada. Ja nii palju, kui ma erinevaid katsetulemusi uurinud olen, siis ikkagi väävliga koos lämmastik avaldab ikkagi paremat mõju kvaliteedile kui puhtalt lämmastik. Et selline, ütleme,
nisu puhul see lämmastik-väävli suhe võiks niisugune 7-10 ühele olla. Ja hektari kohta siis see kogus, väävli kogus võiks olla kuskil 40 kilo või... No see oleneb suuresti ka sellest, palju see antava lämmastiku kogus on ja palju seal põllul üldse seda saagipotentsiaali. Eesmärk on, jah. Et tegelikult mida tasub võib-olla sel aastal mõelda, et jah, üle Eesti põllud on ilusad, aga kui sa oma põldude nii-öelda tausta tunned, et tead, et sealt tõesti sellelt põllult ei tule üle 6 tonni hektarit nisu, et siis sellises nii-öelda suure soosi ala mõtet ka sinna võib-olla 10 tonnise nisusaagi lämmastikku maha visata, eks ole, et tegelikult peab lähenema ka hästi põllupõhiselt. Ja tõesti Jaaral siin hiljuti on tulnud välja selline väga kiire toimeline lämmastikväetis kaltsiumnitraadi kujul Polar Fast N. Polar Fast N, jah. Et seal ongi tõesti see, et seal on nitraatlämmastikku üle 90%, et see on hästi kiiresti taimedele kätte saada ja ta ka laguneb kergesti, et kui vähegi natukene niiskust on, et siis taim saab ta kiirelt kätte. Ja seda võiks siis toimeaines kuskil 30 kilo hektari kohta lämmastikku olla või? Ja umbkaudu, jah, sellise tasemega võiks seal lipulehes arvestada ja nad tõesti soovitavad seda ikkagi lipulehes kasutada, et just hilisemas faasis. Või terade täitumise alguses juba, et aga põhimõtteliselt, kui me paneme selle lisalämmastiku, siis me saame veel viimases kasvufaasi lõpus siis terade täitumise ajal selle proteiini protsendi võib-olla 0,5% tõsta, et see ei ole nüüd imelahendus, et ma algselt ei pannud õieti midagi, taimed olid poolnälgas põllul, ja nüüd, kui ma selle panen ära, et siis ma saan kohe sealt söödaviljast sinna 1.–2. klassi, et seda ei ole, et ta parandab umbes 0,5% võrra kuni maksimum vist 1%, kui juba tõesti 5, 6, 80 kilo teda panna lämmastikku. Ja ongi, nagu me eelnevalt ka mainisime, ikkagi ka ilmastik mõjutab suuremalt jaolt selle kvaliteedi kujunemise ja ka sort, et tihti on nii, et me võime võimelda palju tahame, aga kui ikkagi koristusaeg on täiesti vihmane ja langemine ära kukkuv, et siis jälle sellest kõrgest proteiinist ka kasu, et ilmastikul on hästi suur roll. Selge see, et proteiin peab paigas olema, aga kui jah, et ilmastiku vastu, mida me ise saaksime siis teha, peaksime olema valmis, et meil kui suur saak on tulemas, et me siis jõuaksime ka teda ära koristada õigeaegselt, et meil oleks transport korras paigas, et meil oleks kuivatusvõimsus ja piisav, need selles mõttes kindlasti siis peakski meil olema sellised eellepingud tehtud ja ka meie Baltic Agro poolt pakume kuivatusteenust, nii et kui näete juba tõesti ära, et teil oma kuivatusvõimsustest ei peaks piisama, siis Kevin Laande Baltic Agrost pakub selle teenuse teile, et see on siis koos juba transpordiga, et siis seda lisasaaki, et see ei jääks teile ummistama ja ülejäänud kvaliteet põllul ei langeks, vaid et te saaksite mingi osa siis juba teenustööna nagu ära saata ja seal on siis juures juba ka ladustamine ja analüüs. Nii et need asjad peaks nagu eelnevalt läbi mõtlema, et kui kuivati võimsus ka on piiri peal, et siis põhimõtteliselt oleks võimalik ka praegu veel uus kuivati muretseda, et meil on ka selline mees nagu Nevo Sild, kes ütles, et kui praegu veel tellida, siis jõuaks viljakoristusajaks ka uue kiire kuivati endale muretseda. Et jah, et nagu meil jutuks oli, siis tõesti 80% põhjustest, et nisu ei lähe toiduvilja klassi, põhjustab siis langemisarvu ära kukkumine. Kas teil on ka kogemust, et kui kiiresti see võib juhtuda siis, et kas me peaksime ootama siis näiteks rapsi koristusega natukene, jätame rapsi põldu, läheme siis ennem nisu võtma, kas üks väike vihmasahmakas vist veel ei tee midagi, aga et kui ta jääb sinna mitmeks nädalaks ja septembrisse, et siis on juba asi halb. Üks väike vihmasahmakas ei tee midagi, jah. Et eks see põhieesmärk võiks olla ikkagi nii kuivalt kui võimalik see nisu ära koristada,
ütleme, kui see tere on valmis ja niiskustest saab, et siis tõesti hakkab see tärklise lagundamine pihta, see suhkrute moodustamine, et koristuse ajal ongi jah, mõistlik. Esiteks on see, et osad sordid on, ütleme, erinevatel sortidel on erinev see kiirused, millal see langemine hakkab ära kustuma, et sellega tasub arvestada. Ja ongi tõesti koristamisel tuleb siis otsuseid teha, et kas nüüd minna tõesti rapsi koristama või minna nisu koristama, kui on teada, et sul on potentsiaalselt toidunisu võtta, et võib-olla siis on tõesti mõistlik nisu poole vaadata ja samas auku jääb ka tavaliselt ternekoristus, et seal neid otsuseid tuleb jah jooksvalt hooajal teha. Ma tooks ühe huvitava näite aastast 2021, ma loodan, ma nüüd aastaga ei eksi, aga oli selline aasta, kus oli 2 väga sellist pikka kuumalainet, mis jäi just sinna terade täitumise perioodi. Et sel aastal oli selline väike anomaalia, et isegi kui vihma ei olnud veel sadanud, siis osadel sortidel langemine oli madalal. Ja too aasta ma mäletan, Reine Koppel tõi välja, et kirjanduse andmetel võib tekkida selline olukord, see on küll väga harv, aga kui sellised ekstreemsed kuumaolud, jahedad perioodid või selline ööpäevane väga nii-öelda suures amplituudis temperatuuride vaheldumine võib põhjustada seda, et see alfa-amulaasi nii-öelda teke sordil nagu toimub varem, et hakkab varem seda tärklist lahustama. Et selline huvitav anomaalia, et kuidas ilm võib nagu vingerbussi mängida, et see pidi jah sorditi nagu erinev. Mingit hoiatust me praegu ei saa öelda. Ei saa, see oli lihtsalt selline huvitav fakt, et juhtub ka selliseid asju. Alati ei tea kõik, et arvata. Jah. Aga et kuidas Saku laboris, kas see on ka üks peamine viletsa kvaliteedi asi, see langemisarv või? Ja eks langemisarv on jah tõesti niimoodi, et kui proteiin on veel korras ja siis langemine on see, millega tegelikult kukub ära. Aga kui me nüüd kleepvalku hakkame rohkem määrama, et seal siis võib rohkem probleem ka kuivatuse juures olla, jah, Jah, et seal on see ülekuivatamise oht, mis siis lõhub need proteiinid ära ja mis tõttu ka proteiini tulemus võib veel hea tulla, aga enam taignaks ta ei moodustu, et see ülekuivatamine on ka kohati teema olnud, jah. Aga me saame ka lehtede kaudu ju veel pealt pritsida erinevaid tooteid, on ju spetsiaalselt olemas, kuigi mitte alati ju see proteiiniprotsenti tõusega siis sinna maksimumi juurde, aga meil on ka erinevaid leheväetiseid ja tihtipeale ju on ka niimoodi olnud, et kes on ka eelnevate taimekaitsetöödega erinevaid leheväetiseid kasutanud, et siis tal juba ka taim ise on tugevam ja annab parema kvaliteedi. Jah, et ma ka võib-olla rõhutaks seda, et üldiselt on teada, et Eestis mikroelementide poolest mullad vaesed on, et neid võiks ikkagi leekaudselt taimedele juurde anda ja ongi, kui selline saagipotentsiaal on põllul tugev, et siis eks ta mikroelementide vajadus on ka kindlasti suurem ja see nii-öelda mikroelementide olemasolu ongi oluline just üleüldiselt taime sellise toitumuse ja tervise mõttes, et küll siis on taim nii-öelda haigustele vähem vastuvõtlikum ja paljud mikroelemendid nagu näiteks mankaan ja tsikk, mis on ka hilisemas faasis olulised, on ka just selle nii-öelda lämmastiku metabolismi protsessis on olulised, et kindlasti jah, sellist võib-olla lehekaudset toitumist ma nagu kõrvale päris ei lükkaks. Need on ju ka lausa väävlipõhised tooted, aga need ei ole ka imerohud, et siin peab kogu agrotehnika kaasa aitama. Jah. Et me ei saa täpselt alati öelda, et milline mikroelement see nüüd just siis toimis kõige rohkem, aga kui selline kombineeritud toode on, siis parem juba igas
taimekaitsetöösta lisada ja praegu on veel päris mitmed taimekaitsetööd ees, et kuidas üldse põldudel, kas haigusi on praegu palju, kahjureid, mida veel peaks praegu pritsima, et tuleb veel ju viimanegi fungitsiid veel lõpuks kasutada lipulehe faasis. Jah, et enamikel ikkagi see esimene haigustõrje on tehtud, ütleme, elelaiksust ikkagi põldudel leidub ja kuna paljudel haigustel, eriti elelaiksus on väga pikk peiteaeg, et kindlasti ta selle lehtedes ka olemas on ja niisu puhul ju lipuleht on selline võib-olla kõige rohkem kaitset vajav, et lipuleht on väga suure fotosünteesiva pinnaga ja kui me lipulehes jätame haigustõrje tegemata, siis põhimõtteliselt ka ju taim lõpetab nii-öelda või taimehaigused lõpetavad nii-öelda ennatlikult selle taime kasvu ära ja ka seeläbi võib tegelikult kvaliteet ju madalamaks jääda, aga mahukaalu mõttes just, et see fotosünteesiv aeg jääb lühikeseks seal tehade täitumise perioodil. Aga põhimõtteliselt jah, meil on ees lipulehe fungitsiidi tegemine, kindlasti ei tasu seda ära jätta. Ütleme teiste kultuuride mõistes siin, hernestel paljudel on umbrohutõrje tehtud, kellel on veel ees ja ees on ka talirapsi õitsemise aegne haigustõrje, et sel aastal on kindlasti väga soodsad olud valgemädaniku tekkeks, et seda haigustõrjet praegusel hetkel ei tasu alahinnata. Väga oluline on ju kvaliteedi juures ka kasvu reguleerimine, et taim korralikult püsti seisaks, sest kui ikkagi põld lamandub, vili on pikali, kõrred on ära murdunud, taime toitained ei liigu ja siis täitumine jääbki poolikuks ja tekivad kõlujad terad. Just, et kasvu reguleerimine see aasta on eriti jah, oluline. 2 korda vähemalt? Üldiselt küll, jah. Talinisul, aga meil suvinisud ju praegu on veel nii, et see töö on veel ees, jah. Jah, aga seal siis peakski kindlasti selle siis ära kasutama, et taimik korralikult püsti püsiks ja ka toitained piisavalt kõiki oleks õiges koguses ja õiges vahekorras. Ja ma tooks korra ühe mõtte esile, lihtsalt kuna paljudel on ees talirapsi õitsemise aegne pritsimine ja see aasta on olnud paar juhust, kus on rapsile tehtud liiga teravilja herbitsiidi jääkidega paagis, et siis ma kindlasti rõhutaks praegu seda, et taliraps on väga ilus, potentsiaal on suur, et kindlasti tuleb enne prits põhjalikult puhtaks pesta, kui talirapsi peale minna. Et saasike pesuvahenditega palja veega loputamine tihtipeale ei võta veel kõik ära. Ja mitte ainult ühe korra loputamine, et see on jah see mõte, mis ma võib-olla tahaks meelde tuletada, et võib-olla kiirel ajal läheb meelest ära. Et kas vist on kuuldagi olnud sellel aastal nii mõnedki kõrvetused, jah? Jaa, ei ole isiklikult näinud, et on juhtunud. Ja. Et korralik agrotehnika võib-olla selle tõestuseks ka eelmise aasta viljelusvõistluselt tahaks tuua näiteks ka Erki Plaamus Vigala kandist, kes sai saaki üle 10 tonni, ligi 11 tonni oli tal nisusaak ja samas siis ka kvaliteet oli korralik 12,3, nii et sellise saagi juures väga hea kõrge kvaliteet ja kui kuulsite tema esinemist viljelusvõistluse lõpukonverentsil või me tegime siin ka podcasti 6 aega tagasi temaga, siis ta oligi ju 4 korda erinevaid taimekaitsetöid teinud ja siis tal oli igas pritsipaagis oli väga palju erinevaid komponente, nii et me isegi ei suuda võib-olla seda välja tuua, milline mikroelement või mis segukomponent nüüd seda kvaliteeti tagas, aga see oli üldine tugev taimestik ja muidugi siis ka see, et ta tõesti seal kasvu lõpufaasis pani veel täiendavalt lämmastikku, nii et sealt ka siis võib-olla see 0,5% veel juurde sinna. Ja samas siis ka kleeppalk oli väga hea, nii et see oli siis tal 26,8, nii et väga hea. Aga võib-olla siis ka kõrvale näiteks meil oli seal üks teine
nisupõld, kus oli ka sama kõrge või veidike isegi kõrgem saak põllul, aga temal jäid paljud asjad siis pritsimiste juures tegemata ja proteiin oli ainult 9,7. Nii et siin üks näide siis, et tuleb ikka ise ka kaasa aidata ja mitte jätta mõnda agrotehnika olulist tööd tegemata, et nii see asi on, jah. Aga mida siis veel välja tuua, et meil sellel aastal head ja korralikud ja tulukad saagid tuleks, kas Saku labori poolt olete valmis tegema kõikvõimalikke analüüse veel täiendavalt või on teil midagi uudist siin öelda meile põllumeestele? Teravilja koha pealt meil tuleb see aasta hakkame esmakordselt siis tegema ka mükotoksiinide analüüse ELISA kittidega, et saame hakata pakkuma siis ka seda teenust, et kontrollida oma teravilja ja sööta mükotoksiinide kohta, et ta ei ole küll võib-olla nii täpne, kui on grammatograafilised analüüsid, aga ta annab selle orientiiri, kui on kahtlus. Ja üks, mis veel tahtsin tõstatada korraks, et me oleme näinud ka niisugust segatud vilja teinekord, mis on tulnud analüüsiks, et tegelikult see vilja segamine, kui on hea kvaliteet ja kehvem kvaliteet, et siis tegelikult see tõrvatilk meepotis võib rikkuda kogu selle saagi, et selle segamisega tasub olla väga ettevaatlik. Sa mõtled siis ühe liigi piiresse segamine, et mitte odra ja nisusegu. Ma just mõtlen, et kui nisu on püütud võib-olla päästa seal teinekord. Hea kvaliteediga nisuga on püütud segada siis kehvem kvaliteet, et on juhtunud niisuguseid asju, sest kuna me teeme ka lisandite analüüsi ja ju vaatame selle pilja niimoodi üksipulgi läbi, siis on kohe näha, kui seal on mitut erinevat. Aga eks seal siis sõltub sellest, et missugust kvaliteedi näitajat püütakse parandada, et osasid näitajaid saab sedasi segades ju parandada, et osasid näitajaid ei kannata enam parandada. Ütleme nii, et langemisarvu on võrdlemisi võimatu parandada. Et kui ikka viljas langemisarvu sees, siis seda vilja mitte sinna teise hulka segada. Kindlasti mitte. Aga üldiselt jah, ootame proove ja oleme valmis. Et sellised mükotoksiinid on siis rohkem kaeradel või jaa, pigem kaeradel ja võib-olla ka rohkem suunatud pigem sööda poole, aga on küsitud klientide poolt seda mükotoksiinide määramist ja nüüd oleme siis valmis seda ka pakkuma. Kas Annika oskad ka veel midagi lisada, mis me teistele põllumeestele saaksime selleks hooajaks kaasa veel anda või tuleb nüüd juba võtta seda, mis selline hea talv ja sügis ja kevad on andnud, et ega siit väga palju enam nüüd ei ole, et loodame, et sellist ilusat kasvuolusid jätkub ka koristuseni välja ja siis koristuse ajal siis võiks pilved ära kaduda ja laseks üks kuu aega kombainida korralikult, aga jah, selline stsenaarium oleks ju täitsa ideaalne, et mina lihtsalt soovin kõigile jõudu ja jaksu ja üritame siis selle hooaja edukalt lõpule viia. Ja järgmise talivilja külvideks juba valmis sättida, sest kui me vaatasime, et ka sellel aastal oli rekordpinnad, kui tulevad head saagid, et küllap see siis stimuleerib ka põllumehi veel rohkemgi talinisu kasvatama, sest see on ikkagi üks kultuur, mis praegu on kõige suuremaks teraviljaks meil põldudel kujunenud. Kui me omal ajal olime suured odrakasvatajad, siis oder hakkab järjest vähemaks jääma ja selle pinna on täitnud nisu, millega on võimalik siis rohkem teenida ja eksportida. Need põhiline on ikkagi see, et me saame selle ju Eestist välja viia kõrgema kvaliteediga, et me ise teeniksime rohkem ja et me leiaksime maailmas turgu, kuhu see transportida, et me siin ju konkureerime kõik oma naaberriikidega, suurte viljakasvatuspiirkondadega ja praegu hinnad püsivad suhteliselt normaalsed ja ka kvaliteedi poolest, nagu me siin rääksime, see lisaboonus, mis sealt on võimalik saada.
aga suured tänud siis teile, Annika ja Liina, vestluses osalemast ja suured tänud kõigile ka kuulamast ja loodame, et tuleb siis see aasta üks hea aasta ka põllumeestele. Head edu ja kohtumiseni Baltic Agro põllupäeval 5. juunil Vigalas Erki Plaamuse põldudel. Kohtumiseni! Kohtumiseni! Põllupäevik